Tere hommikust, 12. jaanuar, Saaremaa Looma ja kanal. Mirge tantsib seal millegi pärast. Suht hommik on alles, natuke hämar veel. Kuna talv jätkub, on -7, oli just enne, vaatasin ja lund tuleb ka iga päev juurde vaikselt, siis ega siin polegi muud, et mina lähengi savikotta ja teen midagi asjalikku seal. Aga meil jõudis sandwich paneel üks päev. Aga nüüd ongi see, et me lootsime, et see jõuab eelmise aasta lõpus, kus oli veel soe, et oleks saanud selle paika panna. Praegu me ootame siis sula, et lumi ära sulaks ja siis me saame hakata seda paigaldama. Siin on siis katusepaneel, on ju katusepaneel, siin on esiseina jupid, mis lähevad siis sinna, kus on kõik need aknad seal meie troopikamajal ja siis see on tagumine sein ja siis seal tagapool on küljed. Et eks seal on natuke vaja saagimist ja lõikamist nii või naa, aga see peaks olema suhteliselt lihtne asi kokku panna, kui ilm võimaldab. Aga pikka prognoosi vaadates siis meil läheb, ma ei tea, veebruari keskel alles lubab siin mingi natuke soojaks minna, aga mitte niimoodi, et nüüd on soe, et nüüd lumi ära sulab, et eks näis, et päris talv. Me ei oodanud üldse talve sellepärast, et loomad nagu näitasid justkui, et talv ei tuleks, aga just loomad on ka segaduses, et polaarrebased on tumeda karvkattega ja tavaliselt lähevad täiesti valgeks, kui lumi tuleb, aga näed, ei tea. Igastas, talv tuli ja talv on võimas. Nii, savikoda siis, et ma tengi, et ma saan toota vähemalt asju ette suveks, mis on nagu hullult hea, sest ma pole ammu saanud savikoos olla. Lihtsalt ma ei kujuta ette, et kuidas teen need savivideod meeldivad, et lihtsalt see on minu tegevus, mis ma praegu teen. Need tassid, mis ma eelmine kord siis, kui te mäletate, veel treisin siin on ju ja panin sangasid külge, need on nüüd siin, kiled on maas, kuivavad rahulikult. Et eks ma näitan seda ka, kui nad lõpuks nagu täiesti valmis saavad. Siin on mõned tassid veel, mis mul on eelmistest põletustest alles, mida ma ei ole nagu raatsinud alguses müüki panna. Et värvid on siin natuke muutuvad tänu selle, et siin toas on natuke kollakas valgus ja see kaamera nagu teeb ta veel kollasemaks. Aga siuksed need kruusid tulevad, et looduslikud glasuurid, võimalikult looduslikult ise teen ja siis on ilma sangata kruusid mul siin ja siis on sangaga kruusid, et mõned on veel alles, et mis on tumedam savi ja mis on heledam savi. Siin on näha kohe see joon ka peal, mida ma seal tassidel eelmine kord ka näha oli, et selle ma teen sellepärast, et anda mingit elu talle juurde, on ju, nagu ma rääkisin, ja siis vaata glasuur saab selle peale jääda seisma ja voolada ühele poole, teisele poole, et see annab nükest ongi lihtsalt elu ja huvitavat liikumist nagu kruusile juurde, et mulle endale meeldib, et kunagi ma treisin hästi palju hästi siledad asju, aga nüüd on nagu tekkinud see faas, kus ma tahan, et ma suudan siledad ka treida, aga ma tahan anda talle ikkagi mingit iseloomu juurde. Ma olen jõudnud siis savikoos nii kaugele, et ma panin autogrammid ära nende tasside alla, mis ma siis eelmine kord tegin ja nad ei ole nii kuivalt, et ma saaks põletuse tööle panna, aga ma pakkisin nad juba ahju ära, võtsin eelmiste sealt seda ahjust välja, mis seal olid aga pakkisin nad sinna ahju juba ära ka, et ma ei pane ahju veel tööle, nad saavad kuivad rahulikult, ahju see gaas on nagu lahti, et sinna mahub veel pool ahjuteid asju ja siis niisugune puhastamine, natuke korrastamine, ahju pakkimine, vaatame ja siis ma mõtlesin, et ma hakkan tegema need heledast savist asju ehk siis teen tasse veel, on ju, aga heledast savist ma vaatasin, et mul on täpselt seda pruuni savi üle veel, niisugune natukene, et see on niimoodi, et kui sa teed ühe saviga, siis teine sinna vahele võtta, tähendab seda, et ma pean kõik asjad ära puhastama, nii lauad, kõik tööriistad, kõik tuleb ära pesta ilusti, seepärast, et see savi sees on raudoksiidi ikkagi nii palju, punast raudoksiidi, et ta võtab nagu selle sinna valge savile hästi kiiresti külge. Et siis ma mõtlengi, et kuna mul on väike tükk veel seda punast savi üle, siis ma nasepärast võtan uuesti punas, et mitte tühja tööd teha, siis ma mõtlesin, ma teen selle tüki nagu ära. Ja ma mõtlesin, mis ma siis teen, vaatasin, kaalusin ära, see on niisugune 2-kilone tükk oli ja siis kaalusin ta 2 kilo peale täpselt. Ja siis, kui te mäletate, siis tassi tegemiseks oli 450 grammi savi, siis nüüd siin on kilo ja 2 kilost tükki sealt sain veel, siis ma mõtlesin, ma teen
2 kilost kaussi lihtsalt, sest see savi on hästi ilus. Tundub vähemalt, ta tuleb ilus. Et ma teen 2 sugust kaussi, mis on nagu paraja suurusega lihtsalt, et vahepeal treida nagu natuke midagi muud ka peale kruuside. Kui kruus on niisugune, mulle meeldib kruuse teha, see on niisugune hästi praktiline ja tore asi on see kruus. Et see on niisugune, iga kruus saab, kui ta kasutada päriselt, siis ta saab nagu enda selle elu ja siis see hommiku kohvi sealt ise enda kruusist või käsida kruusist, eriti kui ta on elusleek põletatud kruus, siis on see nagu see hommiku kohvi on kuidagi teise väärtusega ja see aeg ise endal on nagu hoopis ägedam. Et mina näiteks ei saaks, saan hakkama, aga peab ikkagi olema nagu hommiku kohvi jaoks peab olema see oma tass, mis on selle jaoks nagu mõeldud. Ja tassid on nii erinevad, et kohvitass ei ole kunagi sama, mis on teetass. Et seal on vahe sees, et kas see kuju või siis see tassi enda olemus on nagu hästi palju sõltub, kas ta on teetass või on ta kohvitass. Nii. Ma ei olegi kaussi väga ammu teinud. Ma mõtlema, kas ma teen praktilise kausi või ma teen pigem sellise kausi, mis on kõige äge vaadata. Et seal on ka hästi suur vahe, et tarbekausid peavad mahtuma üksteise sisse. Et siis see kuju peab olema selline, et ta nagu saab üksteise sisse kaussi panna. Kõik, mis on sellised rohkem dekoratiivkausid ja laua peal kommikausid või mis iganes pähklikausid, siis nemad võivad olla natuke eriskujuga ja teistsugused. Aga iseenesest kausi juures mulle meeldivad rohkem need ümarad vormid, ma ei tea miks. Sest tegelikult meestele meeldivad tihtipeale rohkem sellised sirgjoonelised ja kandilised asjad. Ja naistele meeldivad sellised ümaramad asjad, aga see vist sõltub ka hästi palju asjast, on ju. Et ei saa nagu ühe vitsaga lüüa. Nii, nüüd ongi see, nüüd on vormi koht, et kausi enda olemus on nagu üles treitud, aga nüüd on see, milline vorm talle täpselt anda või mis see pikem plaan nagu on, et selle koha peal peaks mõtlema juba selle peale, et mis talle kaunistuseks peale tuleb või mis glasuur või et sellest nagu ka, et iga glasuuriga iga vorm kokku ei sobi ja nii edasi, et kõige sihukese asja peale mõtleme praegu. Ja kõige tähtsam on siis see vorm ikkagi kausi seest poolt vaadata, et seest poolt vorm paika väljaspoolt me pärast puhastame, et siis me nagu lõikame selle sisemise vormi järgi selle välise ka, et oleks niisugune ilus. Siin on nii palju asju, mida tegelikult jälgida, aga see on ka niisugune, et ma olen ajas aru saanud, et see on see, need asjad, mida mina jälgin, et tihtipeale lihtsalt inimene vaatab, kauss. Ongi kõik. Ilus kauss ja mitte ilus kauss. Aga mina vaatan hästi palju nagu muid asju. Ju see tuleb sellega kaasa, et ma neid ise teen. Ma kunagi neid vaatasin niimoodi neid käsitöö asju või üldse vormega ja nagu sangasid ja kõik asju ka, mis on nagu masstootmises kuskil. Et lähete neid Sigeasse ja siis vaatate neid kruuse ja kõik asju, mina vaatan neid hoopis teise pilguga, ma vaatan, kuidas ta on disainitud, mis on see praktiline väärtus seal, mis on see, kuidas ta kasutada päriselt pärast on, et mis ta nagu kapis teeb ja nii edasi, et sellised asju on nii palju, mida mina jälgin, millest ma olen aru saanud, et teised ei jälgi. Nii, ongi kauss, et ühesõnaga kilos savist niisugune tummine kauss. Ma ei trei seda savi väga õhukeseks, see on see tugevase matisisaldusega savi, seega ma ei trei teda väga õhukeseks, et talle jääks niisugune kivikeraamika paksus, et saaks õhemaks ajada, aga ma tahan, et tal jääks niisugune tummine olemus. See on ka jälle niisugune disaini küsimus on ju,
et kuidas sa täpselt nagu selle siis vormistad ja viimistad. Siit põhjalt ma ei lõika teda väga siledaks praegu või väga palju vaeva ei näe, sest see puhastamine tuleb ju niikuinii pärast. Homme. Nii, nüüd tõstame maha. Ja see tõstmine siis on ikka täpselt samamoodi kogu aeg, et trossiga lõikame põhjalt läbi, hopsti ja käed kuivaks. See on nüüd eelmine kord kasutatud, see ei mitte kuidagi pidi ei tööta enam, sest see on nii savine. Ja ilus suur soovitus on see, et mitte kunagi neid pesumasiinasse ärge pange, pesumasin annab otsad. Et need tuleb lihtsalt visata ära. Seepärast kaltsukad on head kohad, kust saada rätikuid savipäeva jaoks. Ja selle tõstame siis 4 punktiga, seda ei saa 6 punktiga tõsta, sest kauss on liiga suur. Ja siis sätime lihtsalt siääre peale kuivama. Ma proovin täna siis korraks drooniga lennata. Ma ei lenda drooniga väga palju, keegi küsis aastalõpu video koha pealt, et mis drooniga ma filmin. Siis mul on selline väikene droon, millega ma vahel lendan. See on see DJI Mavic Mini, ma ostan Mini 2 või Mini 1, ma ei tea kumb ta on. Aga ta on see komplekt, kus on 3 akut kaasas kohe ja selline karp. Et mitte teab, mis see modernne droon, aga selline lihtne ja pisikene, kaalub hästi vähe. Aga üllatavalt hästi peab vastu selles ilmastikus ja tuules oma väiksuse koha pealt. Ja suhteliselt lihtne lennata, eriti inimestel, kes on kunagi mõnda arvutimängu mänginud. Et siis automaatselt juba enam-vähem tead, kuidas need nupud peaks töötama. Et see on hästi põnev vaadata, et mingid lapsena tehtud asjad, nagu siis arvutimängude mängimine nagu tuleb kasuks, kui sa lendad drooniga. Võt, ja siis istumegi siin savikohas täna. Treime, tunneme rõõmu sellest. Aha, üks sükene huvitav uudis ka. Et me Mirgega siin tegeleme sellega, et pühapäev ütleme, et pühapäeva poolest päevast on meil stuudiopäev, kus me siis natukene laulame ja teeme muusikat, mitte nüüd niisama just, aga me teeme lastelaule ja Saaremaa looma ja lastelaule. Et selline plaan on meil ja 2 lugu on tegelikult juba salvestatud. Et Zuma, meie Puma lugu on tehtud ja Kaamel Kalle lugu ka. Et ideaalis me tahame saada neile mingisugused videod ka taustaks veel teha. Siis oleks eriti äge. Et lihtsalt lõbusad lastelaulud. See on mida plaan, lapsed naeravad rõõmus melud, Kaamel Kalle, sul on nii helge elu. Ja me ei ole nagu kumbki nagu teab, mis kõva laulja või muusik, aga lastelaul on ikkagi lõbus teha. Et selline talveprojekt siia vahele veel. Igal rindel natukene siputame. Nii et ma trein nüüd selle kausi ka lõpuni. Esimene pool päev on läinud väga hästi, savi kuks kinni, et nüüd ma lähen lõunale, kell on 12 võib-olla natuke läbi. Ilm läks ilusaks, päike, korraks päikest näeb, selles mõttes on nunnu. Et, aga muidu on selline hea vaikne, tuult ei ole ja et see, kuigi miinust on rohkem, siis ei ole tuult vähemalt enamjaolt. Mõni päev oli ka, aga selline, kui päike tuleb, siis on kohe helgem tunne. Aga reisin siis 11 tassi täna hetkel, 11 tassi, 2 kaussi, nüüd jäi sinna kuivama, homme peab sinna ära puhastama. Aga ma arvan, et ma täna rohkem treida ei jõua, et mul on muid asju veel vaja teha. Aga me ikka jälle, et natukene savikoda. Päikest ei olegi väga pikaks. Natukene ainult lendasin drooniga ja esimest korda elus juhtus selline asi, et droon tõmbas jäässe, vähemalt selle klaasi, et natuke tõenäoliselt tuli mingit footage'it sealt või mingit pilti, aga üldiselt läks mingit jäässe, läheb uduseks ära ja jäädes see udu sinna kinni ja siis tuli telefoni peale teade sinna, et väga liiga külm lendamiseks, et väga huvitav. Aga igatahes me lähme nüüd viime Zumale süüa. Tšau, Zumi! Zuma ootab, et saab metskitse täna.
et ma sain äkki üleeile tuli siis üleeile tuli 2 metskitse Pärsamaa jahiseltsi poolt siis, et saime Suumale ära tükeldada juhika notsu, aga ta notsu nii väga ei meeldi. Metsloom on ikkagi parem. See ei olnud metssiga, see oli kodusiga seal. Et siin on sükene osa, kus on roided ja kopsud ja sisikonda natukene. Tuli nüüd Suumapuuri, Suumaga nunnutamise minutid, et praegu on sükene loomad suletud ja siis tal on süke tähelepanu vajadus, et ta juures peab iga päev käima. Ta on hullult äge tüüp. Tüdruk on ta tegelikult, et kaifib täiega ja praegu see süke ta saigi siis metskitse toiduks omale, et see metskits maitseb talle väga hästi, eriti need osad kõik, kus on nagu mingid kopsu südant ja see kõik asjad kasutame ära, et ta saaks täisväärtuslikku toitu. See on ju hästi loogiline, on ju, et võimalikult looduslik ja võimalikult hea ja talle nagu maitseb ka, see on nii tore, et mingi poeliha ei lähe väga hästi peale. Ta on juba päris suur, ta on 1,5 aastat vana meil, et kasvab veel, võiks kasvada umbes 10 kilo veel, aga ei pruugi üldse nii palju, sest looduses on väiksemad emased, mis on leitud, on ainult 24 kilo, et Suuma on juba 30-ne, 30-kilone, et sükene hullult nunnu kiisu meil nurrub väga hästi, väga paljusti. Eks nõnda meie päevad nüüd lähevadki, et tiksume ja teeme, et selles mõttes loodame, et läheb soojaks. Ma hullult tahaks hakata seda troopikmäe edasi ehitama, et saaks selle karbi kinni ja see oleks nagu idekas. Aga praegu näitab tõesti, et ilmateade veebruari lõpus alles mingit plussi. Aga see pikk ilmateade ei kõlba kuskile tavaliselt. Ja teine asi, mis ma tahtsin enne suurt suve ära teha, ma lootsin, et ei tule lund. Ma lootsin, et ei tule lund ja tuleb lihtsalt miinus. Töötab maa hästi tahkeks, siis me oleks saanud teha sellesama karjamaa siit puhtamaks osast ja vedada avandiga killustikku siia ette talvel niimoodi, et maa on tahke, veame siia ette, kujutage ette, see lagedaks on ja siis saaks siia killustikku ette vedada ja kruusa ja me saaks hakata ehitama suvel siin taga niimoodi, et me ei sega külastajaid ja siis külastajad käivad siis loomaajas seal pool. Et praegu seisuga ongi see plaan, et seda siin ehitada teha, välja arendada on siis suveplaan minul. Niimoodi, et me saame suvel siin samal tööd teha, külastajad ei sega, see on niisugune väga, väga hea plaan. No siin on praegu meie kääbusveised. Kääbusveised on ülinunnud, see on Mannu ja see on Paul seal peadpidi heinapallis. Vot, selline lihtne video täna jälle. Et te olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!